räägime mõne sõnaga värav 25-st ja universaalsest armastusest. Ma ei tea täpselt, kuidas seda nüüd lühidalt teha, aga teeme proovi. Sellepärast, et värav 25-st võiksin ma tõenäoliselt jääda sulle rääkima tundideks. Värav 25 on Human Designis üks universaalse armastuse väravatest ja kanal 2551 muudab tegelikult südame tervikuks. Ühendab sellise spirituaalse, üleisikulise, aktsepteeriva armastuse egoga, egoistlike soovidega, päris vinge kombo on ju. Aga ma tervikkanali juures praegu peatud ei taha. Ma tahan sulle mõne sõnaga rääkida 25. väravast ja ma tahan sulle rääkida aktsepteerimisest. Tingimusteta armastusest räägitakse hullult palju, lihtsalt nagu väga palju, kohati isegi liiga palju. Väga palju räägitakse tingimusteta armastusest lähisuhetes ja vanema ja lapse vahelisest tingimusteta armastusest. Tegelikult saladuskattal võib öelda, et enamus lähisuhteid, eriti kui asi puudutab kooselu või abielu, on väga tinglikud ja lapse ja vanema suhe enamasti on ka kõike muud kui tingimusteta aktsepteeriv. Senikaua, kuni sa ei aktsepteeri ennast, ei aktsepteeri oma esivanemaid, nende lugusid, ei võta ennast päriselt vastu sellisena, nagu sa oled ja ei ütle jah kõigile oma esivanemate kannatustele ja kogemustele. See nüüd on natuke konstellatsioonide valdkonda, aga tegelikult konstellatsioonide läbi põhimõte on kõigele koha andmine ja armastuse voo taastamine. Sama on tegelikult ka 25. värava teekond. Ma tegelikult arvan, et paljuski, kuna värav 25 on mu põhjasõlm, siis see on olnud ka põhjus, miks ma olen vist isegi kauem kui Human Designiga tuttav olnud süsteemse pereteraapia lähenemise konstellatsioonidega, miks ma ise olen sellest meetodist nii palju kasu saanud, miks ma olen konstellööriks õppinud ja miks ma täna ka väga paljudele soovitan just seda meetodit, et me ei saa edasi liikuda. Me ei saa päriselt armastada seni, kuni me oleme seotud mineviku lugudega, kuni me ei tee rahu sellega, mis oli enne meid. Me lohistame seda kõike endaga kaasas. Me töötame seda kõike läbi. Ja senikaua, kuni me ei ole teinud rahu oma esivanematega ja me ei ole rahu teinud ka oma enda isikliku minevikuga. Ja kui me ei aktsepteeri iseennast, meil ei ole võimalik aktsepteerida päriselt ei oma lapsi ega ka partnereid. Ja seetõttu ma usun tingimusteta armastuse võimalikkusesse, aga ma ei usu, et enamus tänapäeva paari ja lähisuhteid baseeruvad tingimusteta armastusel. Teine asi on see, et värav 25 võtmes. Armastus saab elada ainult vabana, mis tähendab seda, et armastus peab olema vaba. Nüüd igasugused ühiskondlikud normid, reeglid ja moraal suruvad armastuse raamidesse. Ja värav 25 on väga tugevalt seotud selle kolmikuga, usk, lootus, armastus. Nüüd seda kolmikut väga palju tühistatakse, väga palju pisendatakse. Meile Eestis me oleme kristluse omaks võtnud küll vist vastumeelselt, iseasi, kui tugevalt me oleme seda aktsepteerinud. Ma kusjuures päriselt ei tea, kui palju me päriselt Eestis oleme aktsepteerinud kristlust. Aga see põhimõte, et sul ei saa olla muid jumalaid peale minu ja et sul ei tohi olla ka muid armastusi peale minu. Ehk siis, et sisuliselt ja ma praegu ei räägi üldse kuidagi vastu traditsionaalsele abielule, ma lihtsalt räägin sellisest üleisikulisest armastuse mõõtmest, mis tegelikult lähisuhetes on 25. väraval keeruline, sellepärast, et traditsionaalsed peremudelid ja sellised traditsionaalsed peresuhted, et sa võid armastada ainult oma abikaasat, piiravad ja ahistavad. Värav 25 on võimeline armastama kõike elusat ja kohati ka elutut võrdselt. Ja siin on nüüd oluline eristada seda, et mingisugused, ma ei tea, monogaamsed kokkulepped ja armastus on täiesti erinevad asjad. Et üks asi on mingi kokkulepe, mille me teeme maisel tasandil, aga armastus värav 25 võtmes on seisund. See ei ole tunne, see on endast lähtuv seisund. See on eluviis. Jah, armastus on eluviis. Kõlab hästi, on ju. Et värav 25 ja see tõeliselt avatud süda ja värav 25 puhul see armastus ja usk ja usaldus on tohutult suureks jõuks. Ühest küljest värav 25 võib oma süütu ja kõigis ilu ja headust nägeva
vaatega tunduda väga naiivse lapselikuna, noh, et siuke täitsa ullike ja tänapäeva maailmas ja kammoon usub armastusse ja nii edasi, nii edasi. Ma olen seda enda kohta mul palju kuulnud. Ja Värav 25 saab korralikult haiget. Sellepärast, et selleks, et õppida elama avatud südamega, seal ei ole muud viisi. Elu õpetab ja elu õpetab aktsepteerima ja kui sa tahad õppida päriselt tingimusteta armastama ja aktsepteerima, siis arvesta sellega, et siin tavaliselt elu õpetab. Ja sa ilmselt juba tead, kuidas elu kõige paremini õpetab. Elu õpetab kõige paremini aktsepteerima kõike, kogu pillerkaart, läbi kaotuste, läbi pettumuste, läbi haiget saamiste, läbi reetlikkuse. See on see tee selleni. Ja et kuidas siis jälle süda lahti teha ja kuidas hoida süda avatuna, sõltumata sellest, mis välises toimub. Kuidas hoida seda armastust ja kuidas see armastus tuua igasse ruumi. Mida armastus teeks? Mida armastus vastaks? Ma olen nii palju seda endale meelde tuletanud. Ja vahel läheb lappama ja vahel käin mina ka ja ma usun, et sina ka, kui sul on 25 või 51 või tegelikult ka 46, ma olen täiesti kindel, et on kohti, kus sa oled täiesti kalk ja hoolimatu ja su süda on kinni ja sa oled väga isekas ja sa paned ennast kinni maailma ja teiste inimeste nende kannatuste eest ja mingites kohtades on see väga okei, sest et sul on vaja võtta aeg ja terveneda. Kui sa oled väga haiget saanud, siis siin väga tihti on aeg kõrvale astuda, tervendada oma haavad ja tulla avatud südamega uuesti lavale, uuesti inimeste keskele. Hirmu ja valu najalt me loome ainult hirmu ja valu ja ma tahan, et see jääks sulle kõlama. Hirmule hirmuga vastates ja valule valuga vastates või valule hirmuga vastates või hirmule valuga vastates ei ole võimalik midagi tervendada, midagi muuta. Hirmu skaala teises äärmuses on armastus. Ainus asi, mis tervendab valu, on ka armastus ja hool. Hool, mille taga on armastus. Armastus, mis on väljendatud läbi hoole. Ehk siis, kui sul on valus, armasta rohkem. Kui sul on hirmus, armasta rohkem. Ja üks asi, mida ma tahan sinuga jagada, Värav 25 võtmes. Kui sa oled ema ja kui sa oled sünnitanud, siis sa tõenäoliselt tead, millest ma räägin. Võimalik, et elu on sulle ka selle väärtusliku kogemuse juba pakkunud, aga mulle jäi see külge 16 aastat tagasi ja ma olen selle eest nii tohutult tänulik. See sünnituseelne, mis iganes see perekool või ettevalmistav koolitus, mingisugune nendest, käisin, jumal seda teab, kui paljudel, aga see, et hinga, et tee, mis sa teed, vahet ei ole, kui valus sul on, ära lõpeta hingamist. See on saatnud mind 16 aastat. Sellest ei olnud kasu mitte ainult sünnitusel, vaid ma olen seda mäletanud, see oli vist nagu tempelmällu, sellepärast, et ma arvan, et ma täiega kartsin sünnitust ja kõik läks jumala tuksi ja see oli ainuke asi, mida ma sain teha, hingata. Kõige juures, kõik plaanid, kõik läks tuksi ja minu meelest on see nagu kuidagi, ma olen selle ellu kaasa võtnud, sellepärast, et elu mulle väga selgelt näidanud, et mul võib olla igasuguseid plaane, kavatsusi ja tegelikult mul ei ole õrna aimugi, mis saab ja ainuke asi, mida ma saan teha, on uskuda, loota ja usaldada, et mida iganes elu ette toob, ma tulen sellega toime. Ja kõige keerulisemates olukordades on mind täiega aidanud see, et tee, mis sa teed, vahet ei ole, kui valus sul on, hinga, ära lõpeta hingamist. Ja ma tahan seda sulle ka siin toonitada, sellepärast, et Värav 25 puhul, mida pinnapealsemalt sa hingad, mida piiratumalt sa hingad, seda piiratumalt ja pinnapealsemalt sa ka elad. Ja Värav 25 võib täiega karta, et aeg saab otsa. Täiega vaata üle oma suhe ajaga ja kõik muud piirangud, mis su sisemaailmas on ju. Ennekõike need lood, mis piiravad võimalikkust ja võtavad sult ära igasuguse lootuse, usu ja muu hulgas ka armastuse. Ehk siis, et ma ei tea, koos selle inimesega kadus armastus ja et kui ma kaotasin selle, siis peale seda enam ei ole midagi võimalikku. Et täna ei piirasid miski muu peale sinu enda. Päriselt ka, mitte miski muu ei piira sind täna peale sinu enda. Emotsioonid, mida sa kardad kogeda, lood, mida sa endale räägid. Ja see kõik tegelikult talletub keha tasandil ja hingamine on väga heaks peegliks. Igasugused hingamispraktikad, see on muide täiesti jabur, et tänapäeva maailmas kõige lihtsam, kõige loomulikum asi, mida me tegelikult just kui sünnist saati oskame teha või millega üldse see elu algab, see hingetõmme on ju, et
me peame täna seda õppima ja me peame seda endale meelde tuletama, aga tavaliselt, kui on valus või on hirmus, siis meie hingamine muutub hästi pinnapealseks, me sulgeme ennast, me tõmbame täiega kokku. Ja kui sa oled kunagi korralikult haiget saanud, siis sa tead, et kui sa ei hinga, siis see valu muutub talumatuks. Ehk siis seesama põhimõte, et hinga. Hoia teadlikult silm peal sellel, kui palju sa hingad, kui palju sa julged võtta elus ruumi, kui vabalt sa ennast tunned, kui vabalt sa tunned ennast üldse oma kehas. Et tegelikult värav 25 on väga tugevalt seotud 46. väravaga ehk siis ka sellise armastusega vormi vastu. Ja värav 25 võib ta olla täiega totaalne asjade ja vormi külge klammerduja. Ehk siis tegelikult, kui nagu siuke, kui inimesed väga palju pettumust valmistavad, siis siin võib nagu igasugused inimsuhted asendada asjadega. Ja mida rohkem siin millegi külge klammerduda, mis tahes vormi külge, sealhulgas ka oma enda vormi külge. Come on, me jääme vanemaks, me oleme loodud, kõik jääme vanemaks, ka meie keha ei ole loodud jääma samasuguseks, nagu see kunagi oli ja seda nagu ilgelt nõme tunnistada ja aktsepteerida. Ütleb sulle keegi oma enda kogemusest. Aga see vormi külge klammerdumine, mida rohkem see klammerdub mateeria vormi külge, seda raskemaks läheb. Ja seda rohkem hakkab see kõik siin piirama. Ehk siis vabadus, armastus peab olema vaba. Sina pead olema vaba. Mis vahet seal on, kui kaua sa elad, kui sa päriselt ei ela. Lase ennast vabaks, ava ennast elule. Sa saad nagu nii haiget, aga sa pead kogu aeg kannatama, püüdes ennast kaitsta haiget saamise eest. Ela natuke julgemalt. Mulle endale tegelikult tuli täna hommikul meelde. Mulle ikkagi nii meeldib nendel transiitidel silma peal hoida. Nii palju aastaid, aga kuidagi iga kord on nagu täiesti teistmoodi. Aga mul täna hommikul tuli meelde. Mul tulib meelde kõik asjad, mida ma kunagi kaotasin. Muuhulgas ma nägin täna linna peal, siia sõites, oma vana Mini Cooperit, mida ma nagu nii täiega armastasin ja sellest autost lahti laskmine oli nagu põhjustas mulle nii palju kannatusi. Ma vist isegi näitasin oma tollase elukaaslase peal näpuga, et kuule jõu, et tema tahtis, et ma nüüd võtaks praktilisema auto ja nii nõme. Ja nii äge oli nagu näha seda autot mööda sõitmas ja saada aru, et ootaga peale teda oli palju teisi ja ma olen armastanud ka teisi autosid peale seda mul autodega oma suhe. Sellepärast, et mulle täiega meeldib sõita ja liikuda, aga ma olen armastanud ka järgmised autosid, mitte kõiki, aga mõningaid neid ja mu elust on ka lahkunud inimesed. Osad ongi nagu surnud ja teised on teistmoodi siis ära läinud mu elust ja osasid neist olen ma väga armastanud, teised on lihtsalt mingit muud moodi minu jaoks olulised olnud. Aga armastus ei kao ei asjade ega inimestega. Armastus muudab vormi ja elab alati edasi ja alati on võimalik näha seda armastust vastu peegeldumas, kas siis läbi teise inimese silmade või läbi mingisuguse mis tahes teise loomingu vormi, mille iganes. Armastus elab edasi ja siis see, mis mulle tegelikult täna hommikul meelde tuli, on see, et kurat, küll me võtame seda inimkogemust nii tõsiselt ja kõik on nii raske ja kõik on nagu kuidagi nii, midagi on kogu aeg võimalik võita ja kaotada mäng mõisa peale, aga tegelikult ka selle kehastusega, ka selle vormi kadumisega, ka nii-öelda selle keha hävimisega ei saa ju kõik läbi, armastus elab ikka edasi ja kõik, mis saab loodud armastusega, elab ka edasi siis, kui mind enam siin planeedil pole. Ja see on minu meelest nagu nii hea meeldetuletus, et palju räägitakse küll, et see siuke spirituaalne pool ja hing on surematu, aga seda tasub endale alatasa meelde ka tuletada, et sa ei ole ainult mateeria. Jah, sul on see füüsiline keha ja selle eest tuleb hästi hoolt kanda, sellepärast kui sa sellest hästi hoolt ei kanna, siis ega tegelikult ei saa ka armastades ja elu nautida. See kõigel ei ole pointi, aga sa ei ole oma keha. Ja ka siis, kui sa selle sõiduk ja selle keha nii-öelda Romulasse või Tallinna krematooriumisse sõidutad, siis teekond jätkub. Sina muudad vormi, seiklus muudab vormi. Lõpp on algus. Ehk siis värav 25. Ma arvan, ma võib-olla ei lähe siit nüüd kuhugi sügavamale. Mulle tundub, et ma olen võib-olla kõige olulisem asja sulle kõlama jätnud, aga tea, et sul on võimalik tuua armastus sinna, kus seda pole kunagi olnud. Ja sina saad olla see lootuse kiir kohas, kus on väga-väga pime, kus pole valgust ammu olnud. Ja see nõuab tohutult suurt jõudu.
Värav 25 ja tervikkanal, see siuke spirituaalne sõdalane, see on selline preestri või šamaani teekond. Et sinu sees on midagi väga-väga püha. Ära tühista seda ja võta ette see julge teekond, julge minna sügavamale ja mida sügavamale julged sa minna sisemiselt, seda enneolematumale teekonnale saad sa asuda ka välismaailmas. Sa oled tõeline teerajaja. Julge teha see samm. Värav 25, universaalne armastus ja sellega algab jäära teekond. Nagu come on, kui valesti oleme me jäärast aru saanud. Usk, lootus, armastus, tõeliselt jääralik teerajaja energia